Nii, aga nüüd pane endale ka see ette. Lähemale. Ja, nii, et sa tunneksid mugavalt, et see sind ei sega. No. Natukene pead panema lahedalt ja siit poolt nagu räägid sisse. Siit? Jah. Aha, okei. No sina tead, sa oled spetsialist. Nii. On okei? Jaa. Oi, nii. Ja salvestame. Tere tulemast, taas kuulame ja vaatame Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna üle pika aja me räägime taas sellest, mis on tulemas ja mis toimub Häädemeeste muuseumis ning seetõttu on mul täna külaliseks muuseumi juhataja Kaire Käära, tere! Tervist! Kaire, ma mõtlesin, et me räägime täna muuseumist üleüldiselt, aga me võiksimegi alustada sellest, mis siis tulemas on kõige esimesena, et muuseum saab nüüd 35-aastaseks. Jaa, Häädemeeste muuseum tõepoolest asutati 91. aastal ja nüüd just veebruaris täitubki tegelikult siis 35. siis tegutsemisaasta ja seda tähistame siis natukene suuremalt ja uhkemalt ja 15. veebruar kell 4 on siis Häädemeeste muuseumi sünnipäeva tähistamine. Uksed on avatud kõigile, kus toimub siis nii kontsert kui ka näitus ja kindlasti joome kohvi ja pakume kooki. Super. Ja uksed on kõigil avatud ja sissepääs on tasuta, jah? Jaa, just. Sünnipäevapidu, nii, mis sul siis selleks peoks planeeritud on? See mõte tegelikult, kuidas see kõik lugu alguse sai, ka see näituse teema tegelikult üle aasta tagasi võtsid minuga ühendust Regina Mänd, kes on pärimusmuusik, viiuldaja ja siis Marta Pulk, kes on filmirežissöör, et nemad uurivad Pärnumaa rahvamuusikuid. Ja ka Häädemeeste kandist on teada üks Ojasoo Hendrik, algselt siis Hendrik Grünberg, hiljem ta siis eestistas nime. Ja 30-ndatel on lindistatud tema viiulipalasid, August Pulst, kes siis tol ajal uuris ja on temaga teinud ka mitmed intervjuud ja tema helisalvestised on tõepoolest täiesti olemas. Ja siis muusik Regina Mänd koguski 6 Pärnumaa rahvamuusiku palad ja teeb sellest sellise kokkuvõtliku kontserdi, aga eraldi teema on veel näitus, kus tulevad jutuks ka nende väga värvikate muusikute elulood ja elukäigud. Ja näitusel peaks olema ka siis QR-koodid, kus sa saad tegelikult kuulata ka päriselt neid helisalvestisi veel lisaks. Ja see näitus jääb avatuks veebruari lõpuni ja kõigile on ta ka avatud. Tööpäevadel võib täiesti läbi tulla, isegi kui muuseum on ametlikult kinni. Et ma arvan, et seda tasub külastada, et sellist asja ei ole meil enne üldse korraldatud. Ja see on rändnäitus, mis tähendab seda, et ta oli Toris, peale Häädemeeste muuseumit läheb ta, minu meelest on ta veel Vändras ja ka Kihnu kindlasti jõuab, et nendesse kohtades, kus need rahvamuusikud ka pärit on. Ja see Hendrik Grünberg, see Ojasoo Hendrik, on väga müstiline, väga salapärane mees, sest temast ei ole väga üldse infot. Ja kui ma olen hästi palju uurinud Marta Mäesalu, Enda Kallase neid koduloo uurimisi, siis sealt kusagilt see nimi välja ei tule. Aga on teada, et ta oli oma viiuli ja ka lõõtsaga igas pulmas ja peol. Aga tõenäoliselt oli ta seda kuskil 1900 algus, et seda mälu ei ole nii palju, sest 30-ndatel oli ta juba 77-aastane siin ja me teame, et ta siis elas ikkagi Häädemeestel siin täitsa meie alevikus. Aga teda on uurinud ka palju Kristiina Vunk, kes tuleb ka näituse avamisele, tema on Pärnu muuseumist ja natukene avab siis meile ka seda teemat.
See näituse kontseptsioon kõlab hästi huvitavalt, aga kas ma nüüd saan õigesti aru, et siis näitus on Häädemeestel ainult 2 nädalat? Tegelikult siis 3, ta on veebruari lõpuni ja tegelikult täna me paneme selle näituse üles. Nii, Et ikkagi terve, ütleme, veebruar siis. Ja mis ma veel lisan, selle näitusel on ka audiovisuaalne pool, sellepärast osaleb ka ju Marta Pulk, väga tuntud helirežissöör, kes ka ise ju Pärnust pärit ja tema üks tuntumaid dokumentaalfilme on kindlasti Lelo Tunglast. Ja tema on loonud siis audiovisuaalse poole ja esmakordne esitus oli sellel kontserdil, audiovisuaalsel kontserdil Viljandi pärimusmuusikafestivalil sel suvel. Ma arvan, see on midagi teistsugust, me ei oska veel ise ju ka öelda, aga ma usun, et tuleb väga, väga huvitav. Läheme korra selle baasi juurde, et sa ütlesid, et näitust saab külastada ka siis, kui muuseum on suletud, et võib-olla mõni inimene isegi ei tea, et kus see muuseum asub ja millal üldse seda saab külastada. Just, muuseum asub siis Pärnu maantee 13, see on endine Häädemeeste vallamaja ja praegu muuseum jagab seda maja Häädemeeste teenuskeskusega. Ja lahtioleku ajad ametlikult on nüüd 1. september kuni 31. mai on esmaspäev, teisipäev 10-4. Ja suveperioodil oleme hoopis siis neljapäev, reede, laupäev lahti, kuna me oleme ikkagi ka tuntud turismipiirkond ja meil sõidetakse palju läbi ja otsitakse seda kohalikku lugu, aga talveperioodil on niimoodi. Aga kui on teada, grupid tegelikult saad alati ette tellida ja ma tulen välja ka täiesti teistel kellaaegadel ja täiesti teistel päevadel. Küll aga nüüd see näitus on ju seal ruumides ja meie teenuskeskus avatakse kell 8 ja üldjuhul on ta 4:30 lahti. Et selle aja sees, kui sinna sattuda, siis tasub kindlasti ka see näitus siis üle vaadata, et kes ei jõua sinna sünnipäevapeole, saab täiesti iseseisvalt ka selle näitusega tutvuda. No see sünnipäevapidu tundub küll selline väärt üritus, mida külastada kindlasti. Jaa, ma usun küll. Aga rääkides turismist ja siis sellest kohalikust loost, et ma siia sõites mõtlesin, et kas sa üldse tead, et kui palju sellistes väikestes kohtades on oma muuseum, et minu meelest see tundub täitsa selline nagu suur ja väärtuslik asi, mida on. Jaa, see on väga väärtuslik. Kui ma Tiiu käest ka uurisin selle muuseumi alguse lugu, siis ta ütles, et see oli ikka päris selline hull ettevõtmine. Et Eesti Vabariik oli alles ju loomisel ja Häädemeestel oli loodud muinsuskaitse selts. Seal eesotsas olid nii Sulev Kasvandik, meie kõige tuntum ikkagi ka koduloo uurija ja tohutult panustanud meie Häädemeeste ajaloo uurimisse ja kõikvõimalikesse teemadesse. Tema oli seal, siis oli olnud Rein Varep kindlasti, Juta Kasvandik, neid ju väga hästi nagu mäletas ja tema ise. Ja siis oligi tulnud mõte, ta arvas, et see oli 80ndate lõpul või teine pool, et miks mitte rajada Häädemeestele muuseum. Aga aeg oli muidugi selline, et üks ajastu oli lõppemas, teine ajastu oli algamas, hakati rohkem oma võib-olla kodu ja oma suguvõsa uurima, et see oli kuidagi selline nagu uus ja värske algus. Ja otsustatigi, et aga ju Häädemeestele muuseumi ja see mõte lihtsalt tuli ja saadi meie kolhoosi vanadekodu alla keldri sauna ruumidesse. Tiiu ütles, et algul olid kõik plaadid seintelt maas ja ega see väga ilus välja ei näinud, aga ruumid olid olemas ja ta oli väga entusiastlik, see esimese aasta tegi ta täiesti tasuta seda vabatahtlikuna tööd, et hiljem siis sai ka palka. Ja niimoodi see nagu algus oli ja ma arvan, tänu sellele hulljulgele algatusele on meil praegu seda 35. üldse tähistada. Ja ta oli siis omavalitsusmuuseum, omavalitsus on teda kogu aeg toetanud ja kindlasti suur tugi on kohalikelt inimestelt. Ega seda muuseumit ei oleks olnud, kui poleks olnud kohalikke inimesi, kes hakkasid tooma esemeid, dokumente ja muide esimene, tahaks ikka ära mainida,
esimene ese, millest on muuseum alguse saanud, on selline puidust pudelikorkija. Tihtipeale inimesed ei saa aru, mis see on, kui ma muuseumis näitan. Ja selle tõi Häädemeeste Keskkooli pikaaegne käsitööõpetaja Ellen Arumäe Tiiule. Ja sellest me kuidagi siis nagu arvame või loeme siis seda muuseumi algust ja see on ka praegu aukohal meil muuseumis ilusasti. Ja kui Tiiu muuseumi avas, siis ta kohe kutsel oli kirjutanud, ära kingitus too, aga too midagi oma lauasahtlist või pööningult. Et hästi armas, et sealt kõik see alguse sai. Ja siis siiamaani omavalitsusmuuseum ja ega ei ole väga palju neid omavalitsusi, kellel on oma selline koduloomuuseum. On palju eramuuseume ja on muidugi riiklikke muuseume, aga väikestes kohtades Pärnu maakonnas, mida ma veel tean, eks ju, on kindlasti Audru, Kihnu, Sindi, Tori ja Seljametsa muuseum, ütleme, on selline meil siin nüüd lähedal olevatest kohalikest väikestest muuseumitest. Mina kusjuures mäletan seda, et ma ei tea nüüd, kas see oli lasteaias või koolis, et me käisime seal vanadekodu all keldris muuseumis ja kuidagi see pilt on mul nii selgelt meeles, kus Tiiu meile näitas seal mingeid asju ja üks asi, mis mul oli meeles, oli siis meie tänase vallavanema Ain Järvesaare mingi see ammu nool, mis oli siis keskelt täpselt läbi lastud. Ja siis söega köetav triikraud oli teine. Väga selline kummastav mälestus. Aga täna muuseum ei näe täpselt mitte mingi tolmune pime koht välja, et tegelikult need muuseumiruumid on ülikaunid, et see väärib nii ehk nii külastamist, aga kui nüüd ongi inimesed, kes ei ole muuseumis käinud, et mis neid seal ootab, mis neid seal üllatab, mis see meie lugu on? Jaa. No kõigepealt ma läheks korra tagasi selle juurde, kui ma siis sain siis muuseumi juhatajaks, kui Tiiu tõesti astus kõrvale ja oli vaja kõik need kogud vanast muuseumist tuua siis uude kohta. Mul anti põhimõtteliselt 4 tühja seina, et vot siia nüüd tuleb luua see Häädemeeste muuseum, et eks ta oli päris suur väljakutse. Ja me panime selle vana muuseumi kinni 2021 august ja augusti lõpuga ja siis algaski see kolimine ja oli vaja välja mõelda, mis on Häädemeeste, mida üldse näidata, millised teemad tuua, et ka see oli juba selline paras mõtlemise koht, et mida inimestele üldse rääkida meie kodust, meie elukohast ja kus me siin toimetame kõik. Ja algaski siis tekstide otsimine ja kirjutamine ja ma sain aru, et mida ma nagu kindlasti tahtsin, et see muuseum oleks hele. Mul on lapsepõlvena samamoodi lapsepõlves palju mälestusi, kui kooli ajal sai näiteks ka Pärnu muuseum, mis seal siis oli Pärnu hotelli kõrval omal ajal, et oli ka natuke selline pime ja tume ja palju ka teisi muuseume, mis sai kooli ajal külastatud, oli kuidagi hämarad ja tumedad ja siis üks asi, mida ma kohe teadsin, et see muuseum tuleb hästi hele. Et selline helge ja hele. Ja tõepoolest, siis ma sain ühendust Pärnu muuseumi fotokogude hoidja Indrek Aiaga, kes on väga siis selline muuseumite entusiast ja tema aitas siis selle expoga koostada, mis siis seintele laiali läks ja koos vaatasime üle ja Tiina Keskküla, kes tegi selle siseruumide kujunduse väga sellise stiilse ja ka, ma ütleks, heleda ja armsa, et temaga me rääkisime, et võiks muuseumi mööbel, milline see üldse võiks olla ja ta tõesti disainis ikkagi meie muuseumile täiesti eraldi mööbli, et kes on käinud siis ja on näinud neid sellised sõitvad majakesed keset seda suuremat ruumi. Ja see tuligi hele, nii kuidas siis mõte oli.
et ma arvan, et kokkuvõttes saime selle ruumi sisustamisega kenasti hakkama ja põhiteemad loomulikult, mis see Häädemeeste üldse on, alati kõik tahavad seda nime saamise lugu teada, et sellest on muidugi juttu natukene loodusest, aga siis kõik, mis meil siin Häädemeestel on, et kuna Tiiu muuseumi kogudes oli põhiliselt ikkagi Häädemeeste lood, ma saan aru, et meie vald on ju praegu ikkagi Pärnu piirist Iklani, on küll materjale ka ütleme väikestest teistest küladest, Kabli, Treimani, Ikla, Massjaru, ütleme Soometsa, Rannametsa poole, et ka seda osa on ja ka natukene seda Tahkuranna poolt, aga põhiliselt ikkagi meie enda see Häädemeeste lood. Ja mis seal näeb siis meie siin esemeid, ma arvan, üks põnev kogu on kindlasti Alexander Martinsoni kogu, mille me saime Rootsist tema tütrelt ja Alexander Martinson on siis selle ühe kuulsama purjelaeva kapteni ja purjelaevade ehitaja Gustav Martinsoni poeg, Alexander Martinson, ta eestistas küll nime Marand, et me teame teda ka siis Avar Esko Marandi nime all, aga võib-olla Alexander Martinson ütleb praegu rohkem. Tema põgenes 44 Rootsi oma perega ja ta oli siis arst, ta oli Pärnus väga tunnustatud arst 30-ndatel ja tema kogud me saime siis tema tütre Sigrid Põdruse käest, et ma arvan, et see on väga selline eksklusiivne väljapanek. Loomulikult on meie kirikutest, meie imepastorist, palju purjelaevanduse teemat, kalandus ja muidugi siis ka esemed selles talutoas, kus on ka väga vahvad esemed ja alati on tore rääkida igasugu lugusid, mis mind ennast hästi puudutavad, neid on tore jagada, et seal on näiteks siis meie sellest kuulsast doktorist Karl Vabast kõik maal ja tema isiklik riidepuu ja mis siis sellega kõik veel seotud oli. Häädemeeste rahvariideid näeb seal toas ja projekti raames sai sinna pandud ka audiosüsteem, kus sa saad kuulata tegelikult meie pärimuslugusid ja Marta Mäesalu siis kogutud ja need on siis ERR-i arhiivis ja need me saime ka sinna, et saab tegelikult kuulata natuke seda meie kandi lugu ja mõnes laulus ka meie kandi seda murret. Et ma arvan, et ütleme tunni ajaga ma pean hakkama saama, kui ma selle grupi vastu võtan, aga tihtipeale võib minna ikkagi ka kauem, eriti kui on huvilisi, kes muudkui küsivad. Ja tegelikult sinu lugude jutustamise oskus on ju võrratu, ma olen seda varem ka öelnud, et neid võibki kuulama jääda ja tegelikult nagu sa oskadki välja tuua need täitsa sellised tavalised lood, aga hästi huvitavalt ja ma ise olen mõelnud, et need võiks ju uuesti kõik ka kirja panna, et varem koguti Häädemeeste lugusid või kirjutati neid, Sulev Kasvandik tegi, on ju, seda Häädemeeste elu. Ja tegelikult ka koolis, mul on väga palju mingeid uurimistöid, et ka koolis oli siis kus koguti kodukoha lugusid ja fotosid, et neid on päris palju, seal isegi 70-ndatest, 80-ndatest on täiesti olemas, et väga päris tore lugeda ja vaadata, aga koostatud siis õpilaste poole, aga õpetajad on olnud juhendajad. Et neid lugusid on ja eks mul enda telefon on üsna täis lindistatud, sest mind on alati huvitanud just inimene ja sa võidki jääda teda kuulama, ta ütleb, et mul ei ole midagi rääkida, see on nii tavaline, ta on täiesti erakordne. Ja siis ma olen väga palju lindistanud ma olen teinud ka eraldi tuure, sest lisaks selle muuseumi ametile olen ikkagi olnud peaaegu 30 aastat Pärnu linna giid. Ja kui ma siia kolisin, siis muidugi hakkasin kõike seda siit ka uurima ja just neid lugusid ja ma arvangi, et kõige rohkem on mind puudutanud inimeste enda lood.
Ja tegelikult meie podcast ju ka on see, mis see idee oli, et tuua inimeste lood siia ja sinu enda lugu oleks väga huvitav kuulda. Ma tean, et sa ütlesid, et sa ise ei taha üldse siia püünele trügida, onju. Aga ma loodan, et sa ühel päeval kindlasti tuled iseendast rääkima. Aga praegu lihtsalt selle muuseumi kontekstis, et kuidas sinust üldse sai muuseumi juhataja, et peale seda, kui Tiiu siis oli nii suure algatuse teinud? No see, ütleme selle turismi ja giidindusega olen ma ju seotud, nagu ma ütlesin, pea 30 aastat, et sellest ajast, kui ma selle Pärnu linna ja maakonna giidi eksami tegin. Ja siin ka aeg-ajalt Häädemeeste Keskkoolis isegi natukene turismi ja ka giidinduse aluseid edasi andnud, et võib-olla see kuidagi see loogiline oli millalgi pakuti mulle, et kas ma ei tahaks muuseumi ringi teha, et kus kodulugu ja et muuseum ja et mingid väljasõite. Ja sellega ma tõesti alustasin, aga algas ka koroonaaeg, mis natukene pidurdas seda kõike. Ja siis Tiiu oli juba mitmed aastad öelnud, et ta tahaks selle muuseumi üle anda, et tuleks otsida nagu uued ruumid ja et ta läks siis pensionile. Ja siis kuulutati ka konkurss, kuhu ma siis kandideerisin ja sinna ma siis ka sain ja ma hakkasin vaatama, minust veebruaris nüüd on 5 aastat lausa. Jah. Ei 6 isegi nüüd juba, 6 aastat. On selles ametis olen olnud. Ja. Nii et veebruaris on tähistamist küll ja küll. Aga ja tänu sinule ja nendele sündmustele, mis sa oled tegelikult muuseumis korraldanud, ma arvan, et ongi nii paljud inimesed viimastel aastatel jõudnud muuseumisse ja näinud seda helgust ja valgust seal, et see on tõesti hästi stiilne, nii nagu sa ütlesid. Et kui sa mõtled nendele sündmustele, mis juba on olnud, et mis sulle endale selline eriline või tähenduslik on olnud? Jaa, iga kord, kui mingi sündmust olen hakanud korraldama, siis algul eriti ma proovisin kõike ikkagi ise teha, otsida materjalid ja teemade kaupa, aga ma arvan, et hästi sügavad on olnud ikkagi, ma arvan, Marta Mäesalu ja Enda Kallase elulugude lugemine, mõtisklemine nende üle, millised tugevad naised on olnud ja kuidas nad on oma elu loonud ja millised olid need tegelikult nendel need tingimused. Aga see, kuidas ikkagi Marta Mäesalu kirjutab, et ja otsib iseennast, et kes ma siis ikkagi päriselt olen ja need väga sellised filosoofilised mõtisklused sellel teemal, et ma arvan, need on hästi sügavalt kuidagi puudutanud ja pannud ennast ka võib-olla rohkem mõtlema. Ja ma arvan, et kindlasti oli väga huvitav, kas ma tegin seda muuseumiöö, mis toimub iga aasta maikuus, et Häädemeeste muuseum on nüüd alati kaasa löönud, kui ma uurisin ühe Ikla mehe Oskar Tamme, ta läks 44, põgenes Eestist, lõpuks ta jõudis sinna Lõuna-Aafrikasse, kus ta elas aga see, milline oli kodumaa armastus, tema luuletused ja kõik, kuidas see on see, et hing ihkab isamaa poole, eks ju, sellest tuntud laulust, et see ka kuidagi väga-väga puudutas, kuidas ta seda kõike väljendab ja need on hästi sügavad. Ja muidugi siis Eesti lipu teema, Arvo Talts Jaagupi külast, kes on mind väga palju aidanud seoses kalanduse temaatika ja hästi palju muuseumis, mis esemeid me kalanduses näeme, on tegelikult tema toodud. Tema tõi mulle Eesti lipu, mis on tõenäoliselt kuskil sealt 1922-23, aga mis oli 3 osas. See oli ühe metsavahi lipp ja kui Nõukogude aeg algas, siis see lipp oli nii kallis neile, aga ei tahtnud ka ju keegi sinna Siberi poole sõita, siis nad lihtsalt harutasid ta 3 ja õmblesid kokku villa hoidmise kottideks ja panid eri nurkadesse, et keegi ei saa öelda, et sul on sinimustvalge, need värvid järjest.
et kuidas, no vot see on see, et kuidas inimesed tundsid, kui oluliseks nad pidasid tegelikult oma isamaad, oma kodu ja kuidas nad siis selle Nõukogude aja jooksul suutsid seda kuidagi veel säilitada, samal ajal oli ju meeletu hirm kõigil ka, eks ju, me teame hästi oma ajalugu. Et võib-olla ka see lugu oli, mis väga-väga puudutas. Ja neid on tegelikult veel, et neid, ma arvan, päris palju on olnud tuure ja neid sündmusi, mis on päriselt nagu ka puudutanud ja pannud ka ennast mõtlema ja järjest rohkem ma mõtlen seda, et võib-olla tasuks meil kõigil hakata midagi kirja panema iseenda kohta, seda nii-öelda, seda oma eluraamatut, mingeid seikasid või ka mõtteid või kas sa kirjutad siis käsitsi, nagu me vanasti kõik tegime, või ka arvutisse trükid või ka lindistad, et ei ole vahet, et praegu, kui veel inimestel, kui meil veel on vanaemaid, vanaisasid, seda vanemat generatsiooni, et võib-olla nende käest rohkem uurida, sest mingil hetkel sa hakkad ise uurima enda kohta, kes ma päriselt olen, kust ma päriselt tulen, kus on minu need juured, kus on see minu see tugevus või kust mul see jõud tuleb ja see vägi. Et võib-olla mingil ajal sul ei ole enam kellegi käest väga ka küsida ja uurida neid asju, et tasub täitsa selle peale mõelda. Ma olen suga nii nõus selles suhtes, et ma ise olen ka olnud hästi paelunud oma vanaema lugudest, oma vanaema nooruspõlve lugudest ja samamoodi see, mis nende jaoks oli iga päev. Kõige tavalisem hetk elus, sa kuuled ja sa mõtled, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, just. Et algklassi lapsed matkasid läbi pimeda metsahuntide ulgudes kooli poole iga nädal, on ju. Ja see on üks vähestest lugudest ja mina ka hakkasin oma vanaema nii-öelda intervjueerima isegi ja siis tänaseks me oleme kogunud ka tema vanad kirjad ja märkmed ja sellised asjad ja ma loodan nüüd suvel hiljemalt, et saab ka sellise loo kokku lõpuks. Et see on tõesti, see on nii väärtuslik, et ja ma olen nõus sinuga, et seda võiks igaüks teha. Jaa. Sest vaat muuseumis ka, et meil on, ma tahaks mõne sündmus, et mis see pärimus ja lugedes neid Marta Mäesalu, eks ju, kogutud, tohutult on tal ju kogutud meie kandi pärimust. Ja pärimuse, vaata seal need rituaalid ja seal need mõtted ja miks me midagi üldse teeme ja see kuidagi aitab sul nagu rohkem selleks inimeseks olla või saada, et tegelikult tasub ka täitsa uurida. No näiteks, mida me nüüd Eveliga oleme 3 aastat teinud, on naistepüha, on Pastu Maarjapäev, 25. märts ja ma usun, ma pole küll Eveliga veel arutanud, aga ma usun, et ma ka sellel aastal ja tõepoolest on siin kogunud Häädemeeste naised, kes tulevadki kell 6 välja ja me natukene teemegi neid esiemade rituaale, et need põsed oleks ikka punased aastale, et oleks ikka väge ja jõudu ja söömegi ülepanni vannkooki, nagu siis on seda tehtud, et tegelikult vahel me otsime igalt poolt mujalt, teistest ütleme filosoofiatest, teiste maade lugudest ja et kuidagi, et olla siis parem või inimene, aga tegelikult meil on endal see kõik olemas, meil on meeletu see vara, lihtsalt on vaja natuke kaevata ja otsida, näiteks meie regilaulud, regilaul oli ju elamise õpetus, ega siis tol ajal nii palju ei kirjutatud ja see selline kirjapanek tuli üldse hiljem, aga regilaulu kaudu anti ju edasi elamise õpetust. No kõige tavalisemaid töid, ma ei tea, põllutööd, ka samamoodi mingid tähtsündmust, olid need sünnipäevad või ka matused, ristsed, mida iganes. Et kõik anti ikkagi lauldes edasi.
et need on ka väga-väga huvitavad. Ja vot nüüd, kui sa mu käest selle sündmuste kohta, siis tegelikult käis mul eelmine aasta aprillis Vaim Sarv, kes uuribki väga sügavuti Eesti pärimust ja regilaulu. Ja just seda vanemat, mitte seda ilusamat, mis meil siin ütleme, seal paarsada aastat tagasi, vaid tema uurib ikkagi neid päris seda vanemat Eesti regilaulu ja pärimust ja meil oli väga huvitav sündmus, mis siis muuseumis toimus. Ja ma usun, et kõik, kes sellest sündmust osa said, rääkisid sellest hiljem ka veel päris pikalt. Et õnneks on meie ümber ka neid inimesi ja kui sa leiad need inimesed, keda kutsuda ja kes panevad sul tõesti need silmad särama ja ka et sa hakkaks ka ise rohkem otsima ja vaatama natuke laiemalt seda elu üldse, siis see on väga põnev teekond. Täna öeldakse, et internet ei unusta, on ju? Aga mis juhtub siis, kui me ei talleta neid lugusid, tänaseid ja neid, mis on? Jaa, siin tuleb nüüd see teema, et kui palju me oma kodudes räägime. Vanasti ka ei talletatud neid lugusid. Need lihtsalt olid ja läksid kogu aeg edasi, sest neid räägiti. Kogu aeg räägiti edasi. Õhtuti, mis talurahvas seal pimedas ikka tegi, eks ju. Ja räägiti lugusid. Räägiti, mis on juhtunud, mõeldi välja muinasjutte, mõistatusi, liisusalmid, neid nimetati niimoodi, et ei olnud mingit internetti, aga need lood tulid edasi, aga neid räägiti. Ja ma arvan, et tänapäeva selline üks suuremaid väljakutseid on see, et kuidas me räägime. Kui palju me peredega koos istume oma suguvõsaga. Et need lood jäävadki meelde läbi rääkimiste. Kui sul ikkagi need vanemad sugulased muidu räägivad ja sa lapsena neid kuulad, sul jääb juba midagi meelde ja küsid üle ja niimoodi tegelikult me andsime neid lugusid vanasti edasi. Et jah, see on üks asi, millele tasub kindlasti mõelda. Jah, üleüldse see omavaheline suhtlus ja tegelikult rääkimine. Mitte isegi mingi rääkimiskunst, vaid rääkimine. Lihtsalt rääkimine. On jah, kadumas paraku ja, et seda peaks küll rohkem. Ma just vaatasin, et tegelikult on ju väga ägedaid, ma polegi väga palju uurin, kui palju meie enda kogutud, peakski minema kuskile kas Eesti Kirjandusarhiivi või meie kandi muinasjutte. Meil on täitsa omad muinasjutud ja ikka väga sellised omapäraseid, et ka rääkida, võib-olla anda edasi ka muinasjutte ja lihtsalt õhtujutuks ei pea ju võtma mingit sellist Eesti tuntud muinasjuturaamatut, vaid lihtsalt rääkidagi neid oma muinasjutte või oma lugusid oma lastele ja et ma arvan, et see rikastab seda maailma. Rääkides muinasjuttudest, siis üks sündmus, mis minule väga meeldis, oli küll siin nüüd Triina Aidas hoopis, aga just need muinasjutud ja Häädemeeste lood. Et palun seda uuesti korrata, et see oli nii äge. See mõte tuli välkideena, lihtsalt oli tore Ave meil, kes neid nukke meisterdas ja Lagle oli nõus kohe pilli mängima, mina olin nõus jutustama ja niimoodi see sündiski ja see oli niivõrd tore ja tead, mida rohkem edasi, seda rohkem ma saan aru, et tuleb teha asju, mis sulle endale meeldivad, endal silmad särama panevad ja kui on neid, kes tulevad kaasa ja tahavad, on hästi tore. Aga kõik saab alguse iseendast. Üks lugu, mida sa seal jutustasid ja mida sa ütlesid, et ka muuseumis külastajad kõige rohkem või sageli huvitab, on Häädemeeste nime saamise lugu. Ja meil on ka kodus olnud see lastega just viimasel ajal teemaks. Ja kas seal on 2 lugu, mis ringi käib? Seal on veel mitmed lood, jaa. Aga kuidas sina seda nüüd kirjeldaksid? Miks Häädemeeste on Häädemeeste? Jaa. Häädemeeste on Häädemeeste, siin on väga hääd mehed, aga väga hääd naised ka, eks ju.
aga no kõige tuntum on ikka see lugu, et no me oleme merega seotud, ega nii ta on ja purjelaevandus on ka meie üks põhiteemasid. Aga ju see võõramaalaste laev siin tormihädas oli ja ju siis need kohalikud ikka olid nii head mehed ja läksid, päästsid selle meeskonna ja ta päästeti täpselt selle koha pealt, kus siis meie väike armas Häädemeeste jõgi suubus merre ja need päästetud olla siis kohale nimeks pannud Gutmannsbach ehk siis Häädemeeste jõgi või siis oja, eks ju. Ja sealt on meie nimi siis alguse saanud, aga muidugi siin on ka sellist lugu, et siin Häädemeeste jõel oli väike sild, kas ta oli selle koha peal, kus praegu seda ei tea, aga nii räägitakse. Seal oli üks olnud talu, kus elasid 2 venda. Ja kuna siit läks mööda siis selline ka postimaante ja üldse, eks ju, tee, me oleme ikkagi sellise tähtsa koha peal siin, siis nemad olid kohalikena pakkunud head ja paremat, kes siis mööda käisid. Et kes siis möödakäijad ja teelised olid võib-olla väsinud ja kõht oli tühi, siis alati nemad olid pakkunud küll siis kas siis peavarju või söögipoolist ja siis öelda, et me lähme sellest külast läbi, kus on need hääd mehed. No ka selline lugu. Igal juhul head mehed, aga muuseas ma olen tähele pannud, et Häädemeeste vee sloogan on, et häid mehi on raske leida. Mis paneb mind küsima. Paneb küsima, jah. Aga selle nad on siis ilmselt ise välja mõelnud. Nii, aga sa ütlesid seda, et Häädemeeste muuseum on tänu Häädemeeste inimestele, kes on kõik need eksponaadid toonud, eks ju. Et neid kuskilt niisama juurde ei tule. Ootad sa jätkuvalt inimeste panust muuseumi kogusse? Ja kes tunneb, et tal on midagi, mida ta võib-olla enam kodus ei taha hoida ja siis kindlasti tasub võtta muuseumiga ühendust, et saab tuua. Alles hiljaaegu müüdi maha üks maja, kus mul oli võimalik enne seda käia ja ikkagi vaadata ja sealt mõned esemed ja dokumendid ka kaasa siis võtta muuseumile. Aga ikkagi aeg-ajalt ka pakutakse, mitte nüüd nii tihti, aga on küll, kes tulevad ja küsivad, et kas sa tahad seda eset või dokumenti muuseumile. Et hästi tore, et mulle meeldibki see vaade, mille Tiiu lõi selle muuseumile. Mitte seda, et mul oleks kõik asjad olemas, mida mingil ajast oleks ju kasutati, vaid pigem, et see on tõesti Häädemeeste kohalik asi. Et ta ei ole kuskilt ostnud või saanud kuskilt kaugemalt, vaid ikkagi meie kandi esemed on meil esindatud. Ja. Mida veel peaks täna kuulajad teadma muuseumi kohta? No seda, et muuseum ootab ikka külla kõiki eeskätt. Muuseum on ühelt poolt on ka mingis mõttes nii-öelda turismi teenuse pakkuja ja seda eriti suvel, kui tõepoolest meil on palju läbisõitjaid ja käiakse ja tullakse ja kui on ja ka grupitellimusi on ka ja siis on alati hea meel rääkida. Aga ma arvan, et selline number 1 on ikkagi muuseum selline kohalikule ka ja see, et meie mälu säiliks, et meie lood säiliks, et meil oleks mida jagada ja muidugi ka see, et me väärtustaks oma kodukohta, oma kodukoha lugu, oma kodukoha inimesi ja selle kodukoha teevad kodukohaks ikkagi ainult inimesed. Et nii ta on. Ja mul on hea meel, et päris paljud on leidnud muuseumisse tee, küll on üritustele, kontserdid, ma olen ka tuure korraldanud. Et ma usun, et muuseum on see koht, kuhu tasub alati tulla ja ma üritan ka mingeid üritusi mõelda siis ka selliselt, et oleks laiemale publikule, aga kindlasti ka meie enda inimesi puudutaks.
ja seda kõike tegi ka ju Tiiu kõik need 30 aastat, et ma usun, et ma siis katsun jätkata seda. Ja kui mõni üritus on tulemas, siis ma kindlasti seda reklaamin, et muuseumil on oma Facebooki leht, kus on võib-olla kõige kiirem info, aga kui on midagi suuremat tulemas, siis ma ikkagi vallalehes ja valla kodulehel on eraldi muuseumi lehekülg, kuhu ka kõik info läheb üles. Et ma usun, et selle saab ka kätte. Ja esimene võimalus siis muuseumit külastada ongi esmaspäev, teisipäev, aga siis ka see muuseumi sünnipäev. Muuseumi sünnipäev, ja võib-olla üks asi, mida ma veel tahaks öelda, et meil on muuseumis ju mitu aastat käinud väga tore grupp koos professor Karl Pajusalu eestvõttel ja me uurime siis Häädemeeste murret ja on millalgi ilmumas Häädemeeste sõnaraamat ja see on väga põnev. Millised mahlakad ja värvikad ütlemised ja mida me tänapäeval ka ikkagi siin ka kasutame, mis on täiesti ka kasutusel sõnad, mida kohalik teab, aga mujalt tulnu kindlasti ei tea. Ja Häädemeestel on täitsa oma sõnad. Meil on ka väga palju ühiseid natukene siin Kihnu ja me oleme selles piirkonnas, Saardega kindlasti, aga siin on ka täiesti oma sõnad, nii et loodame, et see sõnaraamat ka ükskord ilmub, ma arvan, see tuleb väga-väga vahva. Aga too mulle näiteks mõned sõnad, mul on endal ka paar tükki kohe pakkuda. No ma arvan, et üks tuntumaid on ikka see oma nohki, mis on nagu päriselt Häädemeeste sõna ja siin ongi ainult siit üles kogutud, et see on siis, et oma nohki toimetad, oled oma ette ise ja siis öeldaksegi oma nohki. Seda ma ei ole ka kuulnud. No siis see väga tuntud sõna, millest sai alguse potulogadilaat, eks ju, potuloga, mis on ka ainult Häädemeeste sõna ja mis siis tegelikult tähendab seda, et kui sul kirjeldatud on nii, et kui sul see savist kauss kukub maha ja see läheb siis kildudeks ja katkis öeldakse, mis potuloga, aga ta ei olnud kasutuses mitte ainult siis sellise nii-öelda nagu negatiivses tähenduses, vaid ka nagu imestuse või ja hüüatusena. Ja vaata, kui tore sõna on nüüd juba 3 aastat on toimunud ju potulogadilaat ja see on täpselt siis meie Häädemeeste sõna ja paneb nii mõnegi küsima, mida see tähendab, mis see on. Seda me juba teame ka, et seda saab taas kogeda augusti 1. laupäeval, et tulemas on väga huvitav päev ja öö jällegi, ma tean, et Anneli korraldab siin suure hooga. Ja on ka kodukandipäevad 40. Et see aasta ongi päris huvitav sünnipäevade aasta, ka meie laululava 40, kodukandipäevad 40, ja muuseum 35 ja me teame, et Häädemeeste raamatukogul on 100, et on mida siis tähistada. Ja aga 15. veebruar oli see 15. veebruar kell 4 avame muuseumis kõigepealt näituse. Kristiina Vunk natukene avab seda teemat ja siis mina arvan, et kella 5 on siis see kontsert, aga see on selline üks üritus, et tasub ikkagi siis 4 kohale tulla. Et ootame kõiki muuseumisse. Külalisel on kindlasti oluline ka, et kohvik oleks, eks? Kohvi ja kooki pakume. Ja. Hästi, aga kui muuseumi sünnipäev on peetud, siis nädal aega hiljem ma juba kuulutan välja, mis on kuulutatud, aga kordan siin, et ka Seltsimajas tuleb pidu, Minu Eestimaa kontsert, kus esineb Margus Vaher ja Tarmo Sillaots Urmas Alenderi lauludega. Nii et kõik saavad siis pileti sellele soetada ja Kairel on see juba olemas, oled väga oodatud. Aha. Suur tänu. Nii, aga kohtume siis järgmistel pidudel. Just, ja, aitäh. Aitäh sulle tulemast.